köögilaua taga. Prantsatasin sinna laua taha istuma. Mul olid nii suured magusaneelud, et ma istusin lihtsalt laua taga ja palvetasin universumi poole, et ta annaks mulle tükikesegi kooki, sest minu magusaneelud olid niivõrd suured ja mõõtmatud. Aga universum ei andnud mulle kooki. Selle asemel, et mulle kooki anda, ta hoopis prantsatas mulle nina alla jahu, suhkru, piima, toiduõli, munad, küpsetuspulbri ja kakaot ka. Universum ei andnud mulle kooki, sest ta tahab, et ma ise küpsetaksin koogi. No hea küll, saame hakkama. Hea küll, kui universum ei anna meile kooki, eks küpsetame selle siis ise. Alustuseks lööme ühte kaussi 2 muna. Segame munad lahti ja lisame munadele 4 supilusikatäit suhkrut. Segame need munad suhkruga läbi ja siis lisame 2 supilusikatäit kakaot siia. Üks, 2. Segame selle kakao ka siin sees ilusti segamini. Ja nüüd lisame siia 4 supilusikatäit piima. Ja nüüd lisame siia 4 supilusikatäit söögiõli. 1, 2, 3 ja 4. Ja siis lisame siia 2 supilusikatäit jahu. 1, 2. Ja seejärel lisame siia 1 teelusikatäie küpsetuspulbrit. Kui teelusikat ei ole teil käepärast, siis võite võtta pool supilusikatäit küpsetuspulbrit. No ma arvan, et siin on. Nüüd segame selle uuesti segamini. Ja kuna siin olid piimiõli ka sees, siis võid täiendada seda seguga 3. lusikatäie jahuga. Põhimõtteliselt on meil koogisegu valmis. Selle võib panna vormi ja siis juba mikrooni küpsema. Aga kuna meil oli siin sees muna ja käsitsi seda segades ei saa seda munavalget nii ilusti segamini, et kui me nüüd selle küpsema paneme, siis võib juhtuda, et koogi vahele jääb nagu mõni valge triip munas. Ja kui me ei taha, et see valge triip seal oleks, siis me lihtsalt mikserdame selle segu üle. Ma mikserdasin selle segu läbi ja kallan selle nüüd sellisesse universaalsesse silikonvormi, mis on mul Temmust ostetud, sest see ei võta kinni seda kooki. Kui sul ei ole silikonvormi, vaid sa oled sunnitud küpsetama mõnes keraamilises vormis, siis määri kõigepealt vorm õliga kokku, seejärel kalla segu siia sisse ja tõenäoliselt pärast seda, kui kook valmis on, pead sa natukene noaga aitama, et kätte saada, aga silikonvormidega seda muret ei ole. No ma näitan, eriti palju mul seda siin ei ole. Seda koogikest on mul kuskil siiamaani ja nüüd me paneme selle koogi mikrouuni 3 minutiks küpsema. Koogisegu on mul siin. Ja ma panen selle mikrouuni nüüd 1, 2, 3. 3 minutiks küpsema. 3 minutit sai täis ja nüüd võtame selle koogi välja. Lõikasin selle koogi siit keskelt pooleks. Ja näitan teile nüüd oma saavutus, näete.
selline pehme, kergelt vetruv. Välimuselt meenutab see koogikene mulle sellist nõukaaegset meekooki, kui te veel mäletate. Igal juhul maitseb see koogikene hästi. Ta on peaaegu sarnane selle nõukaaegse meekoogiga. Nii et ma teen lähimal ajal uue täiendava versiooni ja üritan leiutada meekooki, seda nõukaaegset pruuni meekoogi retsepti, sest mul ei ole seda. Ma ei tea, kuidas tehakse, aga ma üritan midagi analoogset leiutada. Nii et jälle nägemiseni ja tšau!